Meil on punktid, peamised punktid, millega oleme nõus. Nad tahavad kokkulepet sõlmida ja jah. Me tahame väga kokkulepet sõlmida, ma arvan, et me teeme kokkulepet. No ma arvan, et me viime selle lõpule, ma ei saa teile kindlalt öelda, millal see juhtub, aga nad tahavad väga kokkulepet sõlmida. Sul pole aimugi, kui väga nad tahavad kokkulepet sõlmida. Nad tahavad nii väga kokkulepet sõlmida. Ma näen kokkulepet Iraagis, me olime Iraaniga väga lähedal. Me oleme kokkuleppele väga lähedal. Ma arvan, et see on seal lähedal. Ma näen kokkulepet, mis on väga lähedal seal. On väga hästi näha, et me hakkame Iraaniga kokkulepet tegema ja see saab olema hea kokkulepe. Wow. Kiiresti. Aga kas sina lähed krokodillidele ilusaid asju näitama? Ilusaid asju krokodillidele. See protsess peaks minema väga kiiresti. Me lõpetame selle sõja väga kiiresti. Nad tahavad nii väga kokkulepet saavutada. Me arvame, et oleme kokkuleppele lähedal ja see on okei. Me oleme lõpusirgel, see on väga hea. Täna on see juba 39. kord, kui ta midagi sellist ütleb. Aitäh! Ja teie küsite meid, et aru saada, kes millestki aru saab. See on 39. kord. Teeme 40, sest viimase ütles ta 20 minutit tagasi. Ja seetõttu tahan just sellest alustada. Kindral Kapitini ja Daniele Moriga. Aga see neetud Beautiful Mega Deal, kas see on olemas või ei ole? Ma alustaksin Paolost, kuna esimene asi, mis silma paistab, on 2 eelnõu versiooni, eks? Mis juba ei klapi, alustamegi just sellest. Ehk siis mõlemad pooled näitavad dokumente, vähemalt neid, mis on lekkinud, aga kes teab, kas need on ikka päris õiged. Ja need ei klapi mõningate võtmeküsimuste osas muide. Palun, Paul! Ja, kui natuke vaadata, siis Roomas öeldakse, võtta rahulikult. Ehk kui asjad ei lahene kiiresti, võtta rahulikult, kui meil on kokkulepe. Ja võib-olla ongi nii. Nende tekstiga oleme juba väga kaugele jõudnud. Aga millest räägitakse, selles on nii palju segadust. See, mille mina leidsin üsna usaldusväärsest allikast, kehtib samamoodi nagu see, mida leiab keegi teine. Ma lugesin seda, mis on Iraani võimude ametlik versioon. Suur tehing oleks olemas, aga see poleks ameeriklaste jaoks. Kokkuvõtvalt peaksid Ameerika Ühendriigid ja nende liitlased esitama ülesehituskavad pärast seda, kui nad selle hävitasid, vähemalt $300 miljardi väärtuses. See pole probleem, sest nad teevad uue ühisettevõtte, nagu nad tegid Gazas, kus inimesed annavad massiliselt kümneid ja kümneid eurosid, et ehitada üles mitte miljoneid, vaid kümneid eurosid. Ameerika Ühendriikide kohustus mitte sekkuda Iraani siseasjadesse ja austada selle suveräänsust. Kas on selge? Ameerika mereblokaadi täielik eemaldamine 30 päeva jooksul. Kohustus oma väed piirkonnast välja viia. Kogu lahe piirkond, kuhu nad on kulutanud tohutult palju raha baasidesse, Kuveit, Bahrein ja teised kohad, Araabia. Sanktsioonide peatamine, 60-päevased läbirääkimiste perioodid, Iraani kinnitus tuumarelva leviku tõkestamise lepingus võetud kohustusele mitte toota tuumarelvi, ehk siis see, mis oli kokku lepitud Obama ajal. See on kõik, mida nad ütlesid Obama ajal, lisaks maksa mulle ka kahjutasu. See olekski see, kui see teema tõesti nii on, ütleb ta. Jah, aga see võib olla dokument, mis on mõeldud iraanlaste sisemiseks kasutamiseks. Ehk siis sa tegid kogu selle jama läbi, et naasta eelmise tehingu juurde. Ei, hullem veel, sa pead mulle isegi kahjud kinni maksma. Sa pead mulle isegi kahjud kinni maksma. Sa pead vabastama Iraani külmutatud vara väärtuses $24 miljardit. Ehk siis sa pead lahkuma, sa pead mu maja korda tegema ja sa pead ka kiiresti lahkuma. Ja tänan Jumalat, et ma ei sunni siin vabandust paluma. Näed, juba siin on probleem. Ma vabastan $24 miljardit külmutatud Iraani vara, samal ajal kui Trump ütleb, et nad kasutavad pool sellest rahast, et maksta tagasi Pärsia lahe monarhiatele. Mis võib ka olla mõte, et ei tasu endale täielikult vaenlasi teha, iraanlaste mõte. Et mingil hetkel peab ka Iraan seal elama, peab seal elama järgmised aastakümned. Ka tema ei saa seda teha välja arvatud juhul, kui ta tahab teha Iisraeli valiku ja elada püsivalt vaenlaste keskel, aga see ei ole talle enam eriti kasulik. Kui see on sisemine mustand, siis sisemised mustandid toimivad. Kui sinu vastane on kõigega nõustunud, siis on hästi. Aga iga punkti puhul, millega sinu vastane ei nõustu, jääd sina halba valgusesse. Ütleb, sa küsisid seda ja sa ei anna mulle seda.
Sa küsisid seda ja sa ei anna mulle seda. Seega sellise mustandi ringlusse laskmine võib toimida arutelu algse mustandina. Meie alustame siit, näed, ja see annab sulle aimu, kui kaugel nad veel on. Aga kui kuulata Donaldit... 39 korda oleme me kokkuleppes. 40, olgu 40. Daniele, tahtsin kohe midagi küsida, mida siin näha on. Lõplik kokkulepe keskenduks ainult rikastatud tuumamaterjali tulevikule ja ilmselt viimaste vastuste põhjal ei ole olemas meetodid, kuidas seda materjali tuleks ära viia ja nii edasi. Ja lisaks kogu see lugu ei ole ju alguse saanud Trumpist. Kuigi ta ütleb, et nemad tahavad kokkulepet, tahab seda tegelikult tema ise. Sest ta ei tea, kuidas sellest loost välja tulla. Probleem on selles, et seal peab olema ka Iisrael sees Liibanon ja puudub arutelu Iraani raketiprogrammi üle ja toetuse kohta vastupanuliikumistele, mis on täpselt see, mida Iisrael tegelikult ei tahaks. Tuumaenergia, mingit toetust vastupanuliikumistele, mingit relvarahu Liibanoni, Hamasi ja nii edesili osas. Sina, kes oled nende asjadega harjunud, ka need suured vaidlused, solvangud. Mida sa tead sellest, mis kulisside taga juhtus? Allora, nii, kõigepealt tegid sa õigesti, et alustasid nende avaldustega, mida tema teeb, sest iga päev ta vastab. See mehhanism, kui te mõtlete, mida ta kasutas valimiskampaanias Ameerika valimistel, ta tuleb laval, hakkab rääkima, mina võidan, mina teen, sina maksad. Valimiskampaanias ma vähendan teile bensiini hinda poole võrra. Eks ma ei tea, kas olete kuulnud ka Itaalia poliitikuid valimiskampaania ajal, kui nad ütlevad, ma hoolitsen selle eest ise. Eks tema teeb, see ongi selle õhtu piir, tema minu arvates kordab seda mehhanismi, mis töötas Ameerika valijate peal. Unustades, sest minu arvates on ta juba kaotanud ka reaalsustaju. Ta ajab segamini ülejäänud maailma, kus on väga kavalad ja väga ohtlikud tegijad Kentucky valijatega. Kui me täna õhtul hoolikalt loeme, siis tegelikult räägitakse kokkuleppest, mis, kui see tõsi oleks iraanlastele parem kui see, mille Obama 2015 aastal pärast 2-aastaseid läbirääkimisi saavutas. Tekib teine probleem, millele sa just viitasid, Moro. Aga siis tegelikult, isegi kui see oleks tõsi, võib-olla ongi tõsi, et iraanlased looguvad aatomrelva arendamisest. Kes siis tegelikult läheks ja kontrolliks neid asju? Ainus rahvusvaheline organisatsioon, mis mulle praegu pähe tuleb, on IEA. Di Grossi, muide, Grossi, nagu te teate, argentiinlane, tal on väga tugev kandidatuur, palju võimalusi saada uueks ÜRO peasekretäriks. Nii et ka rahvusvahelisel tasandil oleks ta tõenäoliselt, terve mõistus ütleb, kõige usaldusväärsem isik selle asja juhtimisel. Aga ma püüan mõnda asja rõhutada. Esiteks, 5. või 6. punktil, mida sa just näitasid, on kirjas, et sina, Trump, annad täna või homme, kohe kui pangad esmaspäeval avatakse, $12 miljardit, paned need kohe lauale. Kui sa oled need meile tagasi andnud, sest need on Iraani raha, mille Ameerika poliitilistel põhjustel endale võttis, siis hakkame rääkima. Tegelik probleem on selles. Ma juhin teie tähelepanu ühele asjale. Me oleme juuni alguses. Selle kokkuleppe kohaselt annad sa 60 päeva, et arutada, kuidas tuumaküsimust lahendada. See tähendab, et sa jõuad sisuliselt augusti keskpaika, augusti lõppu. Vahepeal pole sa midagi avanud, sest öeldakse 30 päeva, siis pead selle kahjutuks tegema. Isegi kui see oleks tõsi, Ormus, siis bensiin on kallinenud ja ei lange. Sul on Ameerika küsitlused, mis on majanduse suhtes väga kriitilised. Trumpi suhtes, kellega tuleb ka siin aru saada. See ei tähenda, et kuna nad on Trumpi suhtes väga kriitilised, siis nad hääletaksid demokraatide poolt. Aga nad on Trumpi suhtes väga kriitilised.
Siis on sul veel üks probleem, mida sa lähed Pärsia lahe riikidele ütlema. Tegelikult selles avalduses, mille tegi Teran, sa nägid seda paar tundi tagasi, Mirko, Teran ütleb, ei, meie ei taha ameeriklasi Hormuzi juhtima. Me korraldame seda koos omaniga. Eile tegid nad avalduse öeldes, et Hormuzi väin on püha. Teades natuke, millised need tegelased on, tähendab öelda, et see on püha, sama mis öelda, et me juhime seda ise. Meie islamlaste, meie moslemite seas on see meie asi. See olukord on võimatu. Selles mõttes, et isegi kui sina täna õhtul või homme tooksid koju mingi tulemuse. Kas te mäletate, kui Trump korraldas kogu selle kokkuleppe taliibidega, sest just Trump seda korraldas. Aga mina mäletan, kui tema ütles, ei, aitab, me päästsime demokraatia, see on kirjas. See kõik on siin kirjas. Siis tuli Biden, sest nende kahe vahel ei tea, kumb halvemini hakkama sai. Tema korraldas ameeriklaste lahkumise Afganistanist. Mis on Afganistan täna? Humanitaarne katastroof, häbiplekk naiste õiguste osas. Mulle tundub, et Afganistani naistest ei hooli Itaalias mitte keegi. Ja sellises olukorras riskid sa sellega, et tuleb selline tegelane nagu Trump, kes pakub sulle kokkulepet, mis pole jätkusuutlik. Tema unustab alati ühe asja. Tema Netanyahu ja Mossadi juhiste järgi lähtus eeldusest, et Iraaniga sõda alustades kõrvaldatakse Iraani juhtkond. On tõsi, et nad kõrvaldasid, nad tapsid nad ära, aga asemele tulid uued järglased, kes on veelgi hullemad kui eelnevad. Iraan mitte ainult ei kaotanud sõda, vaid näitas paljuski, et suudab palju teha. Kahju maailmale. Annan teile veel ühe fakti, mis oli täna hommikul New York Timesis selgitatud. Tehti väga huvitav analüüs. Ütleme, et maailmas on naftareserve umbes 3 miljardit barrelit ja natuke peale. See on fakt, mida teavad kõik. Venelased, hiinlased, indialased, aga ka iraanlased. Kui sa tarbid päevas 100 miljonit barrelit. Matemaatiline arvutus näitab, et kui seda probleemi varsti ei lahendata, jääb maailm energiata. Esimesed, kes seda teavad, on iraanlased. Seega on see iraanlaste kasuks. Et inflatsioon Ameerikas kahjustab Trumpi. Et Ameerika luure oli talle öelnud, et ta ei teeks ühtegi sammu. Pentagon oli talle öelnud, et ta ei teeks ühtegi sammu. Eile ütles ta, et hävitab Karkisaare. Täna ütleb ta, ei, räägime. Aga ei, tal ei ole seda. Ehk siis enam ei saa aru, mida sa täpselt maailmas tahad. Tema on end nüüd korraliku jamast sajanud. Teisest osast, kui soovite, räägime ka sellest jamast, mis Netanyahul on. Mis kohe selgub, kuidas asjad muutuvad samal ajal, kui me siin räägime. Viimased uudised, mida Rai News annab, on, et Šveits on pakkunud end allkirjastamise kohaks. Kokkulepe õnneks on saavutatud. Siin viimane uudis 16 minuti eest ongi põhimõtteliselt see. Ehk siis Iraan ütleb, et olgu, Araabia Ühendemiraadid vabastavad miljardid, Iraan liigub allkirjastamise suunas, kirjutab Reuters. Aga iraanlased ütlevad põhimõtteliselt, et midagi pole kinnitatud. See tähendab, et 16 minutit tagasi, kuidas siis keegi suudab sellise asjaga sammu pidada? Emiraadid vabastavad, ütleme nii, Araabia riigid on hakanud ütlema, olgu, me avame selle asja. Siin aga viimased uudised, nagu näed meedia kaudu, tulevad Iraanist. Tema vastus Trumpile oli minu arvates kahetine. Nagu sa ütlesid, kuuleme ka Paulot, nad püüavad aega võita, sest neil on kogu aeg, mida nad tahavad. Mida kauem kriis kestab, seda nõrgemaks Trump muutub ja seda rohkem tahab just tema kokkulepet ning võib-olla on ta kuu aja pärast valmis isegi halvema kokkuleppega nõustuma. Lisan veel ühe info, mille su jälgijad leiavad kergesti, kui siia ka vaatate. New York Timesi kodulehel on täna hommikul Euroopa väljaande esiküljel väga hea uurimus, mis on tehtud Iraanis. Peaaegu kõik intervjueeritavad on muidugi anonüümsed, kes ütlevad, me läksime jaanuaris tänavale, Trump ütles meile, rongkäik, meeleavandus, me tuleme, olge rahulikud, me tuleme teid vabastama.
on juuni algus, mitte keegi pole tulnud. Sa oled pommitanud meie riiki, sest sa võid olla ka režiimivastane. Aga kui sa pommitad kooli, siis kool on kool, see ei ole midagi muud. Ja siis rõhutavad nad ühte punkti, aga Trump ja Netanyahu mõtlesid mõned kuud tagasi isegi Iraani praeguse juhtkonna välja vahetada. Ahmadinejadiga, ma ei tea, kas keegi mäletab teda, Moro. Ma käisin Iraanis kohe pärast seda, kui tema oli ametist kõrvaldatud, aga ta oli uskumatu tegelane. Mitte ainult ebausaldusväärne, aga kuidas sa saad arvata, et lääs usaldab, viskab välja ühed kõrilõikajad, et panna asemele teise kõrilõikaja. Sa küsid, aga mis sel kõigel pistmist on? On veel üks viimane oluline punkt, mille sa tõstatad. Laheäärsete riikide olukord on ilmne. Selles osas on neil tõesti huvi kompromiss leida. Aga kompromiss esiteks sellepärast, et laheäärsed riigid ei olnud need, kes Ameerika kokkulepped Iraaniga hävitasid. Nemad lihtsalt jälgisid kõrvat. Teiseks on neil ilmne majandushuvi, sest kui see kestab veel kuu aega, siis Dubai ja teised kohad panevad uksed kinni ja ei ava neid enam kunagi. Sest need asjad jäävad siis mõjutama finantsinvesteeringuid ja nii edasi. Seega oled sa minu arvates avanud 4 erinevat suunda. Mitte lihtsalt Ameerika ja Iisrael Teherani vastu, vaid ka laheriigid. Iisrael täiesti teistsuguses olukorras kui Ameerika. Selles olukorras võib Trump jätkata oma ülbet käitumist öeldes. Ma kõrvaldan su. Eks. Ma võtan ära sinu tsivilisatsiooni, aga iraanlased ütlevad, aga sina. Varasemad kogemused Ameerika administratsioonidega, kõigi Ameerika administratsioonidega, eriti Obamaga, on näidanud, et kui Gaddafi, aga ka teised, kui sul on relvad, aga ka bakterioloogilised relvad. Varsti pärast seda tuli keegi ja kõrvaldas nad. Aga miks peaks Iraani juhtkond üldse usaldama ja relva loovutama? Ja siis on veel see punkt, mille sa tõstatasid, mida mulle tundub, et Itaalia meedia ei tõstata. Ballistilised raketid, Mirko. Ballistilised raketid. Palun. No jah, aga sina, kuulake, võib-olla toob suvi, kas te mäletate seda 8. kääbust? Aga sina, kas sa mäletad seda? Näed? No aga keda me Iraani saadame? Amedeo Nazari on ju surnud. On surnud. Kandideerime tema poega, ta proovis DiCaprioga, ütles, et ei, aga sina, aga... Kandideeris DiCaprioga, ütles, et ei taha jääda kinni selle uppuja rolli juurde. Täpselt. See tähendab Z-poeg, ei. Z-poeg, ei. Z-poeg, aga ütleks juba, ta jääb Naporso juhiks. Tõenäoliselt järgmine, keda kuuleme, on Naporso, sest nii see lõpeb. 2001 aastal see näitab teatud saadete prohvetlikku jõudu, mida tuleks tänapäeva pilguga uuesti vaadata. Tekib mõte, et selle mängu üleval hoidmiseks, kui me seda natuke kaugemat vaatame. On olemas risk. Iraanil on liiga suur võim ja iseseisvus võrreldes sellega, mis tal tegelikult on. Ja ma selgitan seda. On tõsi, et Iraanist väljaspool näib ta strateegilisel tasandil võitvat. Samuti on tõsi, et ta on kandnud palju kaotusi. Tal on suuri raskusi, mitte selle sõja tõttu, vaid selle tõttu, mis temaga viimase 20 aasta jooksul juhtunud on. Ja siis ma mõtlen, et kui sa tahad seda mängu mängida, sundides Ameerika Ühendriike kogu maailmas halba muljet jätma, siis ei saa sa seda üksi teha. Sul peab olema tugev toetus, tõesti tugev toetus kelleltki. Ja siin ei ole eriti raske ette kujutada kellelt. Nüüd kogu see Hiina näiline erapooletus Iraani küsimuses, ma näeksin seda natuke vähem erapooletuna. Ja veelgi vähem erapooletuna näeksin näiteks Venemaa seisukohta. Nüüd, oma poliitilise ajaloo tõttu on nii Hiina kui ka Venemaal kindlasti palju suurem vaoshoituse traditsioon avalduste tegemisel kui Trumpil. Kui selle taga on kokkulepe, kui selle taga on konkreetne toetus Iraani poliitikale ja Iraani poliitika ajastusele Ameerika Ühendriikide suhtes, siis meie seda kindlasti internetist vaadates teada ei saa.
kuid vihjed selle kohta, kuidas see riik tegutseb, mis, ma kordan, on riik, millel üksi vaadates on raskusi. Sest tal on ikkagi sisemine olukord, sest alates sellest hetkest juunis sel aastal, nüüdseks on ta olnud aasta aega sõjas. Ta on sõdinud maailma suurima sõjalise jõuga ja teise suurima jõuga, mis olemas on. Sest Iisraelile on ta siiski mõningaid kahjusid tekitanud. Täiesti isoleeritud riik, mis siiski söandab öelda. Muudame kogu Pärsia lahe geomeetriat. Viskame kõik ameeriklased Pärsia lahest välja. Kaitseme end ise, loome uued väärtusahelad, jaguneme, nagu Daniel hästi ütles, võtame endale vastutuse ja juhime iseennast. Hormuzi väin, sest see on meie asi. See on minu arvates liiga keeruline, et seda saaks mängida ainult iseseisev Iraan ilma katte heakskiidu. Ja ma ütleksin ka, et vähemalt Hiina, võib-olla Venemaa suunised ja ma ei välistaks ka teiste BRICS-i riikide osa. See tundub mulle piisavalt usutav hüpotees. Kui me just ei aktsepteeri teistsugust ideed. Et Iraani juhivad vastutustundetud ja ülbed inimesed, kes lubavad endale näkku löömist. Ameerika Ühendriigid, isegi kui nad on nõrgenenud, on ikkagi Ameerika Ühendriigid. Et Iisraelile otse vastu astuda, mida juhib kamp hullumeelseid mõrvareid, kuid see on ikkagi Iisrael. Ja teha seda mõeldes, et nad suudavad seda teha täielikus iseseisvuses. Ma hakkaksin vaatama natuke kaugemale Iraani idapiirist nendele suurvõimudele, kes võib-olla leiavad täna võimaluse haarata endale olulise osa maailmast ja kes teavad väga hästi, et Iraan ei suuda seda üksi teha. See on see, mida ma olen selle teema üle mõelnud koos Napoga, Orsoga, Pakapoga. Nägemist. Daniele, kuidas on võimalik sobitada Iraani vastumeelsust ja ka Trumpi oma? Ja kui leping hõlmab Iisraeli, hõlmab Liibanoni ja nii edasi, kui sul on mingi mõttetu avaldus, et nad ei tõmbu tagasi turvatsoonidest Liibanonis, Süürias ja Gazas? Kas Iisrael takistab aktiivselt neid läbirääkimisi? Ja sina, kes sa oled taustal, seal oli see tohutu tüli Bibi ja Trumpi vahel. Konfirmaatu, kinnitatud, ümber lükatud ja nii edasi. Mida sina sellest tead? Nii, türi on kimmitatud. Nad on selle kimmitanud. Kõigepealt tuli see Valgest majast välja, siis kimmitasin selle ka Iisraeli meedias. Nüüd, kui sul on olukord, kus ka ilmselgetel geograafilistel põhjustel on Iisrael olnud 47 aastat alates ajatollade režiimi tekkest hävitamise ohus, ehk siis Iraani juhtide esimene eesmärk viimase 47 aasta jooksul on olnud Iisraeli hävitamine. Ameerika Ühendriigid on lisaks sellele, et nad on võimaliku Iraani rünnaku seisukohalt väga kaugel, ei sõltu otseselt Hormuzi naftast. Kes jälgib sinu veebisaiti, teab väga hästi, et Hormuzi sulgemine põhjustab tõsist kahju ka Ameerika majandusele. Aga ütleme nii, meie eurooplased oleme palju sõltuvamad kui ameeriklased või Iisrael. Sellest, et Hormuz on suletud. Seega on sul olukord, kus erinevatel geostrateegilistel osapooltel on täiesti erinevad huvid. Israellastel on minu arvates kaks probleemi. Esimene on see, et nad tõesti uskusid. Nemad, kui räägime iisraellastest, peame silmas Netanyahu valitsust, olid tõesti veendunud, et suudavad Teherani juhtkonna kõrvaldada. Juba detsembris, kui te mäletate, Netanyahu pöördus televisioonis Iisraeli ja Iraani rahva poole, öeldes, tõuske üles, meie tuleme teid aitama. Operatsioon ebaõnnestus, nagu kõik sõjad, hoolimata sellest, et need kestavad, nagu eile Ukrainas, kauem kui esimene maailmasõda. Tegelikult tehakse teatud asjades otsused väga kiiresti. Iisrael ja Ameerika Ühendriigid pidid Iraani juhtkonna kõrvaldama, kuid nad ei teinud seda. Nad pidid võtma kontrolli tuumajaamade ja Isfahani all olevate ladude üle, aga nad pole isegi alustanud sellega. Nad pidid hävitama ballistiliste rakettide positsioonid, kuid nad ei teinud seda. Nad pidid hoidma Hormuzi väina avatuna, aga see pandi kinni. Nad pidid kaitsma laheriike, sellest pole me veel rääkinud, aga kindlasti kapitini teab sellest palju.
sa panid Ameerika baasid üle kogu lahe ja siis tuli esimene iraanlane, vajutas nuppe ja ründas Ameerika baase Jordaanias. Aga kui keegi teab, milline näeb välja kaart, siis tähendab see, et iraanlased võivad jõuda väga kaugele. Siis on veel üks asi, teine probleem, millest Mirko enne rääkis. Lepingus ei räägita proksidest ehk siis nendest käsilastest, keda Iraani režiim kasutab. Jeemenis lahe ääres, Punases meres, Hezbollah Liibanonis. Kuni mõnda aega tagasi ka Hamas Gazas. Sellest ei räägita. Nii et sa saad aru, Mirko, et isegi stsenaariumina on see, mida Trump räägib, võimatu. Selles mõttes, et ta võib rääkida igasugust juttu meile kõigile lapsepõlves. Kui võib-olla onu viis meid lõbustusparki, kindlasti on juhtunud, et keegi tuli lavale trummidega, hakkas laulma ja rääkima, et teeb seda või toda ning võtab kübarast jänese välja. Maailm on teistsugune, kui Donald Trump ette kujutab. Maailma moodustavad tegijad, kes võivad olla muidugi vähem tähtsad, vähem tugevad kui Ameerika sõjaliselt, kuid võivad olla palju ohtlikumad, palju agressiivsemad. Sest see on sõda, kus nagu Ukrainas ei tähenda see, et kui oled nõrgem ja Iraan on ilmselgelt nõrgem, siis kaotad. See ei tähenda seda, iisraellastel on probleem. Mitte ainult seda, vaid sõda Iraani juhtkonna vastu kaotasid nad ise enne ameeriklasi. Teiseks, Netanyahu oli juba 2 kuud arvestanud sellega, et ta nihutab seda. Lõuna-Liibanoni elanikkonna väljaajamine, Lõuna-Liibanoni tühjendamine, ainult Hezbollah jätmine sinna. Ja nagu laps, kes mängib leegodega, ütleb, nüüd liigutan seda, võtan selle ära, kui alles jäävad ainult Hezbollah liikmed, siis annan neile kõigile korralikult peksa, ükshaaval ja olen Lõuna-Liibanoni puhtaks teinud. Aga nii see Lõuna-Liibanonis ei läinud. Kui vaatate Iisraeli ajakirjandust, ka täna hommikul Jerusalem Postis, siis on tabatud 100 Hezbollah sihtmärki. Aga kui te korrutate viimase 25 aasta jooksul, mitu korda iisraellased on tabanud 100 sihtmärki Lõuna-Liibanonis, siis märkate, et Netanyahu ei lahenda seda probleemi. On veel üks punkt, on üks väga huvitav analüüs Iisraeli avaliku arvamuse kohta, aga ka ohtlik. Tegelikult isegi need, kes on Netanyahu vastu, ei ole sellele vastu, öeldes, et peaksime Iraani osas tagasi tõmbuma. Ja see ongi see punkt, mille sina, Mirko, tõstatad. Iisraeli avalikkus ei ütle. Istume laua taha, leiame kompromissi. See ütleb, Netanyahu, sa oled saamatu, kes lubas meile, et annad neile korraliku hoobi, üks kord lõplikult, aga sa kaotasid Iraanis ja avasid veel ka Liibanonis rinde. Olukord Gazas on reaalsusest väljas. See on talumatu. See on humanitaarne skandaal. Samal ajal on mul Lähis-Ida konflikti teiste osade suhtes kindlasti teistsugused seisukohad kui teine. Lääne kaldal on olukord talumatu. Probleem on selles, et Iisraeli avalik arvamus on praegu radikaalsem kui Iisraeli valitsus. Ta ütleb, et me ei saa elada riigis, kus tuleb järgmine ajatolla, teeb aias pommi, viskab selle meie pihta ja tabab meid ballistilise raketiga. Ma tahan elada normaalset elu, mida tahaksid teha ka liibanonlased. Ja liibanonlased, Liibanoni valitsus ei suuda sõjaliselt kõrvaldada eksistentsiaalset ohtu. Enne Iisraeli, Liibanoni, need on ajatollad ja need on eksporditud inimesed. Ma tahan sul midagi küsida, võtan ka selle küsimuse. Kui USA peab võtma kontrolli Pärsia lahe monarhiate üle, kas neil ei oleks kasulik tõsta sõjataset, hävitades tammid? Ja nii edasi. Minu arvates on see küsimus veidi liialdatud, aga küsimus on selles, mis siis saab, kui Trump ei tee seda kokkulepet. Seda teevad Pärsia lahe monarhiad iseenda huvides. Ehk lõpuks jäävad ameeriklased kõrvale, ei rohkem ega vähem, sest nemad tahavad lihtsalt äri teha. Punkt ja asi ongi lõpetatud. Siin on oht, et Iraan mängib ka selle asjaga. Siin jah, nad saadavad sulle mustandi, aga ikka on puudu 2 või 3 punkti, mis on just need 3 põhipunkti, mida Iisrael tahaks. On uraan, ei mingit tuumaprogrammi, ei mingit raketisüsteemi, ei mingit toetust käsilasrühmitustele. Ehk need on 3 põhipunkti, mille pärast see sõda puhkes.
jah, proovime olla jah, et võtame ja mõtleme nende sõnade üle. Iisraeli soovid. Eemaldage ballistilised raketid, mis võivad minuni jõuda. Eemaldage tuumaprogramm. Eemaldage inimesed, kes ähvardavad minu piire. Teisiti öeldes, ma tahan näha Iraani järgmise 50 aasta jooksul täiesti paljana. Kas teie nõustute sellega? Pange end selle inimese olukorda, kes peab jääma alasti ja siis ei, tegelikult peame endale paar püksi alles jätma, sest kui mul poleks oma ballistilisi rakette, rebiksid sa mu tükkideks, nagu sa oled juba näidanud, et tahad teha. Ma saan sind ähvardada aatomipommi ideega. See on juba üks vahend. Ma saan vältida sõda oma kodus. Miks sa mind siis toidad? Inimesed, kes on sinu ümber ja keda sa jätkuvalt rõõmsalt tapad, nagu oled teinud aastate jooksul, räägid sa endiselt Hezbollahst, nagu oleks see Marsilt tulnud olend, kes on juhuslikult maandunud Lõuna-Liibanoni. Siis selgub, et 25–35% Liibanoni elanikkonnast, ehk siis need, kes on sündinud Liibanonis ja kellel on Liibanoni pass, on šiidi usku. Ja enam kui 2/3 neist, 30% kuuluvad Hezbollasse. Seega sõda ei käi Hezbollah vastu, vaid sõda käib Liibanoni šiitide vastu, Liibanoni osa vastu. Seda võib öelda ka teistmoodi, kui keegi tahab. Nii, on normaalne, et sellel hetkel pöördume tagasi teema juurde, aga ameeriklased ei jää sellest mängust välja, see on peaaegu loomulik, sest ameeriklased võivad sinna jääda. Kuni Pärsia lahe monarhiad Iraan, Iisrael, Egiptus ja Jordaania vajavad seda hädasti, on Ameerika kohalolek piirkonna tasakaalu jaoks vajalik. Seda näitab Iraan täna. Esiteks on võimalike Abrahami kokkulepete keskne pool, kelleks oleks siis Iisrael ja need, kes Abrahami lepinguid edendasid ehk Ameerika Ühendriigid. On tasakaalule kahjulikud ja seega ka kõigi huvidele. Kõik need riigid, mis asuvad Pärsia lahe ääres, ei lange sugugi kokku Iraani omadega, kuid neil on üks ühine punkt. Me ei saa elada nende viimaste heaoluhetkede najal, sest ka nemad teavad, et nafta ei ole see, mis jääb. Nad saavad sellest aru ka Pärsia lahes, et Hiina püüab toetuda taastuvenergiale, et püütakse leida alternatiive naftale. Muidugi, mitte juba homme hommikul, aga ajaloolises plaanis, aastakümnete lõikes. Nad teavad, et see asi saab läbi ja tahaksid nautida neid viimaseid jõukuse hetki. Mitte alamate. Neid ei ole isegi kahe poole poolt konsulteeritud. Võõrad elemendid selles piirkonnas. Ja just sellepärast, muidugi, homme hommikul, aga vabandust, kas poleks parem, kui räägiksime omavahel, meie, kes siin elame ja elama jääme. Selles mõttes ühendatud mõisted, aastakümnete mõisted teavad, et see saab läbi. Nad ei tahaks, kui oleksid alamad, neid ei küsitakski. Olles olnud stabiliseerivaks teguriks, on sellest saanud häiriv tegur, liitudes teise suure häiriva teguriga, milleks on Iisrael. Sa ei saa arvata, et see peaaegu 400 miljonit moslemit hõlmavas rindes ei avalda mingit mõju. Need 400 muidugi hommikul ikka veel terminis nende aastakümnete taga teavad, nad tahaksid nautida. Mõju nendele 400 000 moslemile olukorras, nagu ma jälle kord rõhutan, nende taga on veel üks mitte lääneliku rikkuse sähvatus. Kas ta ei jõua ära oodata, et praegust jõudude vahekorda ümber hinnata või uuesti arutada? Nii et need on lahe piirkonna inimesed, kes olid Saddami ajal alamad. Neid ei kaasatud isegi praegusesse jõudude vahekorda, nii et nad on täna palju vähem isoleeritud. Muidugi homme hommikul sellistes kohtades, kus sa sai teha seda, mida tegid. Täna, kui teeksid seda, mida Bush tegi aastakümneid tagasi, kaotaksid oma koha. Nad teavad oma kohta. Vaadake, kuidas käitub Egiptus, vaadake, kuidas käitub Türgi, vaadake, kuidas käituvad need, kes on äärealadel ja tahaksid nautida viimaseid toetushetki, aga midagi pole, mitte midagi. Kui räägime Iisraelist, siis nad on võtnud midagi, mis oli mõeldud teatud tegevuste jaoks ja kasutanud seda hoopis millekski muuks. Ma räägin IDF-ist, aga sellest räägime võib-olla hiljem. Nemad võtsid haamri, et kruvisid lahti keerata, aga kruvide lahti keeramiseks on vaja kruvikeerajat. Haamer on selleks, et naelu sisse lüüa. Kui sa tõesti viimaste jõupingutustega proovid kruvisid lahti keerata, siis selleks on vaja kruvikeerajat. Muidu ei õnnestu ja nad saavad sellest aru, nad ütlevad seda. Iisraeli sõjaline juhtkond, mida teie kasutate, teie alamad,
kasutate seda mitte isegi kindlalt homseks, vaid nad teavad tähtaegu. Iisraeli sõjalist juhtkonda, mida teie kasutate, teie valitsus kasutate. Selle asja pärast, mida Daniel hästi ütles, selle pärast, mida kõik iisraelased ootavad, et Iisrael hävitaks. Nad tahaksid näha sähvatusi, mille puhul kõik ootavad rikkus. Nad ei jõua ära oodata, et Iisrael hävitaks ja igaveseks purustaks Iraani ohu. Kas nad kasutavad kruvikeerajat haamri asemel või vastupidi? Aga võib-olla räägime sellest alamate vahel, keda pole isegi konsulteeritud. Enne kui selle juurde lähme, viimane avaldus, mille tegi Gali Galipov, kes on Iraani parlamendi esimees, ütles, et kokkuleppeid, kohustusi tuleb igal juhul täita. Minu arvates on üsna keeruline vabastada 24 või 12 miljardit 24 tunni jooksul. Seega on peaaegu nii, et need samad eeltingimused, mis selles punktis kirjas on võimatu täita. See tähendab, et see on peaaegu tehtud nii, et seda ei olekski võimalik täita. Adžaraamid, sest tehniliselt on võimatu kõike seda kiiresti teha, kuigi meil on juba erinevate Pärsia lahe monarhide teadaanded, et nad vabastavad teatud asju. See on hea küsimus sulle, Daniele. Daniele väidab, et ta toetab Ameerika sõjalise rahastamise peatamist. Miks ta seda ütleb? Ja mis see väga vastuoluline paragrahv 224 siis on? Ma ei tea, mis see paragrahv 224 on ja kindlasti oled sina võimeline aru saama, millest nad meilt küsivad. Netanyahu kohta, aastad lähevad. Ma kohtusin Netanyahuga siis, kui ta oli Iisraeli suursaadik ÜRO juures, pean ütlema. Kindlasti huvitav isiksus. Ja siiski on möödunud 25-30 aastat sellest, kui ta oli võimul. Tegelikult on ta omamoodi, natuke nagu Putin Venemaa. Ehk siis sellised tegelased nagu Erdogan Türgis, kes on kogu aeg kohal. Võib-olla on vahepeal 2 aastat eemal, aga põhimõtteliselt on ta alati olemas. Ta on kavaldaja. Ta saab väga hästi aru, et suhtes Trumpiga, kas te mäletate, kui valiti Biden? Netanyahu, kes oli ka siis Iisraeli peaminister, helistas Ameerika Ühendriikide presidendile ja ütles, president, ma õnnitlen teid. Trump ei rääkinud Netanyahuga enam 2 aastat, solvas teda avalikult, ütles talle igasuguseid asju. Netanyahu minu arvates õppis sellest oma õppetunni. Toon teile veel ühe näite. Kui eelmisel aastal just neil päevil ütles Trump pärast esimesi mõttetuid pommitamisi Iraani vastu, ma hävitasin kõik tuumarajatised. Iraani omad, kõik. Ja Ameerika meedias julges keegi küsida, aga kui sa hävitasid need juba aasta tagasi, kuidas siis juhtus, et sa olid tagasi ka veebruaris? Mitu korda sa pead neid hävitama? On ilmne, et sa ütlesid rumaluse, nagu tema puhul tihti juhtub. Tegelikult oli tol juhul suur osa kahjustatud Iraani tuumarajatistest suuresti Iisraeli lennuväe teene. Netanyahu jäi aga vait. Ei lasknud ta rääkida. Ütles talle, tubli president, aitäh veel kord. Miks? Sest Netanyahu saab aru ka sellest, et on tõsi, et Iisrael on sõjaliselt väga tugev riik. Samavõrd tõsi on aga see, et tal on siiski väga vaja, et Ameerika Ühendriigid teda toetaksid, ka relvade tarnimisel. Sest Mirko, täna hommikul ilmus Financial Timesis uskumatu artikkel, kus Washingtonist öeldakse, et nad ei suuda pakkuda Patriot rakette ei Euroopale ega Jaapanile, kes need on tellinud. Aga ameeriklased riskivad isegi sellega, et neil endal jääb neid mõneks aastaks liiga läheks. Nii et Netanyahu viimane asi, mida ta teha saab, on lihtsalt sõnades midagi öelda, sest need on kõik õhtused avaldused. Lihtsalt nii. Siis tuleb vaadata tegusid, sest sa ütled mulle, ei, tubli president, hästi, ma rahunen ka ise maha. Siis homme hommikul Netanyahu, homme uus päev, nagu öeldakse, eks. Vaatame siis, kas ta jääb nii järjekindlaks. Netanyahul on probleem. Ma ütlen üht, kui räägitakse Hezbollahst, siis on tõsi, et Hezbollahal on väga tugev toetus osalt Liibanoni elanikkonnalt. Hezbollah liikmed on liibanonlased. Nad ei ole palestiinlased, nagu paljud arvavad. Nad on liibanonlased.
Šiidi kogukond on juba mitu kuud lõhestunud, sest ütleme nii, et see poliitiline osa, mis asub Beirutis, tahab, et Liibanonist saaks lõpuks ometi suveräänne riik. Et olla suveräänne riik, ei saa Hezbollah kui terroristlik organisatsioon, mida ka Itaalia tunnistab terroristlikuks organisatsiooniks, eksisteerida suveräänses riigis. Punkt. Veelgi enam, kui eesmärgiks on hävitada teine suveräänne riik. Täna hommikul teatati kokkuleppest, mida soovitan teil jälgida, kui teil aega on. Saudi araablased, me ei räägi neist praegu, kuid nad jäävad siiski võimsateks tegijateks. Nad eemaldasid pärast 5 aastat Liibanoni suhtes sanktsioonid, mis puudutasid tsitrusviljade ja teiste Liibanoni toodete eksporti Saudi Araabiasse. Öeldes praegu, et Liibanoni valitsus üritab tuua riiki mingisugust suveräänsust, anname teile märku, te ei vääri seda, aga me anname selle teile, me aitame teid. Koos sellega, et süürlased, mäletate, juba 2,5 kuud tagasi ütlesid liibanonlastele, me sulgeme teie piiri, põhimõtteliselt sulgeme selle Hezbollahale, kes aitasid Assadi kodusõja ajal. Nii et ma ei ole siiras. Ausalt öeldes ei ole ma veendunud, et Abrahami lepped strateegiana ei ole need, mida Iisrael endaga kaasa veab. Ma olen veendunud, et tõeline trumbikaart on seal Saudi Araabia käes, hoolimata kõigest. Ma ei ole veendunud, et Abrahami lepped on kadunud või lõppenud. Minu arvates on need peatatud ja me peame nägema järgmiste nädalate jooksul, kuidas asjad lähevad. Kindlasti, Mirko, olen siiski veendunud, et laheriigid, kui panna nende olukorda, teavad eksportima naftat läbi Hormuzi väina. Kui nad teavad amma iraanlastele $2 miljardit väina taasavamiseks, siis nad annavad selle raha. Aga mis see neid huvitab? Nemad peavad kaubitsema, iga üks seal peab ellu jääma. Seega saad aru, et meil ei ole enam neid vanu Lähis-Ida kriise, kus ühel pool oli teada, teisel pool halvad, üks sai peksa, teine andis, siis tehti Genfis koosolek. Siin on kogu see stsenaarium purunenud. Kui sa ütled Venemaa, Hiina, lisame ka India. Me räägime siin sellisest riigist nagu India, tohutu suurvõim, aga sina, India, alles hiljuti käis Trump seal tapeti 3 India meremeest. Täna tegi ta avalduse iraanlastele, aga teie tulistasite India laeva pihta, kas teil häbi ei ole? Sa ütled, kuule, aga kui sa oleksid moodi asemel Indias ja loed neid avaldusi, siis kas sa kaitsed oma riigi väärikust, jõudu ja suveräänsust või lähed pugema Trumpile või ka iraanlastele? Ja nii see asi ei käi. Nii see ei käi. Sellepärast minu arvates on võimatu, et see kokkulepe jutust hoolimata Trumpil õnnestub saavutada, sest ta kuulutab midagi, mida keegi ei taha teha. Selleks pole mingit huvi. Nii, samal ajal uurisin ma selle seaduse 224 kohta, et Paolo saaks seda sulle kommenteerida, sest see on huvitav arvestades, et suhted iisraelaste ja ameeriklaste vahel on veidi pingestumas. Tegelikult, Paolo, on see kokkulepe National Defense Authorization Acti paragrahv 224, mis seob sisuliselt Ameerika ja Iisraeli hanked omavahel. See tähendab sisuliselt seda, et iga kord, kui midagi luuakse, on iisraelastel eelisõigus, ühine ettevõtmine, vähemalt sõjalise toetuse seisukohast. Muide, sellele on vastu nii vabariiklastest kui ka demokraatidest senaatorid, sest see seob sisuliselt Ameerika kaitsetööstuse Iisraeli omaga. Põhimõtteliselt, kui te midagi leiutate, peate sellega meile andma. See on muidugi Iisraeli lobitöö Ameerikas, mille eesmärk on siduda Ameerika määramatuks ajaks Iisraeliga. Ajal, mil isegi Itaalias räägitakse, et võib-olla peaksime selliste inimeste nagu Smotrich või Ben-Gvir suhtes mõned sanktsioonid kehtestama. Ütleme nii, et ring tõmbub koomale. Kui varem valitses Euroopas rohkem või vähem leebus, välja arvatud võib-olla hispaanlased, kes olid liiga häälekamad, siis iisraellased ütlevad, olgu,
tagame vähemalt selle, et ameeriklased ei saaks end meist enam kunagi lahti siduda. Ja kui sul tekib sõjaline ühisettevõte, logistikaahel, gaasproduktsioon ja nii edeski, siis on hiljem raske end lahti siduda. Mida sa sellest sammust arvad? Et loomulikult kogu selle segaduse keskel tegi vaataja õigesti, et meile sellest teada andis. See jäi üsna märkamatuks. Palun, Paulo. Sa pead, jah? Jah, siin ma olen. Kindlasti jah, tekib küsimus, kuidas nad saavad olla veelgi rohkem seotud, kui nad juba praegu on. Aga oletame, et see on võimalik. See, mille üle tasub mõelda. Räägib ühtsest uurimisest. Just nimelt. See tähendab ühe rahva kõige väärtuslikumatest asjadest. See tähendab sõjalised või sõjaliseks kasutamiseks mõeldud saladused on need, mis annavad sulle absoluutse ülekaalu. Kujutage ette, kui Los Alamos ajal oleks olnud selline seadus Suurbritanniaga, öeldes, me arendame aatomipommi, et visata see jaapanlastele pähe. Kas tahate ka teie projektis osaleda või mitte? Näiteks brittidele. Lihtsalt need asjad siin on väga raskesti teostatavad. Aga ma tahtsin panna mõtlema veel ühele teemale, mis minu arvates tuleks sellega seostada. Määratletud kui kaugus juhtgrupi vahel, võtke seda nii laialt kui soovite, võite seda ka kitsendada. Trumpi ja tema väikese kaaskonna vahel või veelgi laiemalt nende tehnokraatide vahel, kes teda toetavad ja rahastavad ning Ameerika elanikkonna vahel. Vähem kui kuu aja pärast on 4. juuli. Ameeriklased tähistavad iseseisvust. Tuleb mõelda nende sõnade üle. Nad tähistavad, nad on võitnud palju sõdu, nad on teinud palju asju, kuid nad tähistavad neid päevi, mil neil enam polnud isandaid. Nüüd, kui Ameerika avalikus arvamuses hakkab levima ja see juba juhtub, et tegelikult on isand olemas ja see ei ole nende poolt valitud Ameerika Ühendriikide president, see ei ole isegi senat ega kongress, vaid keegi, kes elab ookeani taga, kes tegutseb ja ajab teisi huve. See on fenomenaalne poliitiline pomm igaühe käes, kes suudab seda kasutada. Lisaks sellele võimule, mida Iisraeli lobigrupp Ameerika Ühendriikides omab. Ja seda on palju. Sest kui te lähete ameeriklase juurde ja ütlete talle, kuule, sinu president ei ela Washingtonis, vaid elab Tel Avivis, siis vaadake, millise näo ta teeb. Sest ma olen valmis kõigest loobuma, aga mitte sellest, et olla 4. juuli lapsed, ehk siis olla sõltumatu igast teisest kuningast või keisrist. See on teema, mis hakkab kaaluma, kui nad suudavad, ja ma olen kindel, et nad suudavad, selle väga oluliseks teha järgmistel poliitilistel valimistel Ameerikas. Sest kunagi varem ei olnud juhtunud, et Ameerika Ühendriikide presidenti või tervet Ameerika juhtkonna klassi oleks saanud dokumentide põhjal süüdistada selles, et nad on mingil moel väga seotud, peaaegu sõltuvad või isegi allutatud mõnele teisele välisriigi riigi peale. Seda ei olnud kunagi varem juhtunud. Ja see on esimene tegur, äärmiselt tõsine tegur. See, mida ma tahtsin, et lõpetada ka see jutt, mille ma natuke varem alustasin, väljaheitmine. Ameerika Ühendriikide võimalik väljatõrjumine Lähis-Ida piirkonnast ei saa ette kujutada, et see oleks nagu Saigoni põgenemine, kus kõik põgenevad saatkondade kopteritega. Kuid omada enam mitte olla peremees, vaid olla üks paljudest hotelliküralistest, võib-olla kõige austusväärsem küraline, see, kellel on sviit, see, kellel on kõige parem, kuid kes peab siiski teisi liftis tervitama ja oskama käituda, sest hotellis on ka teisi külalisi. Ja nagu Daniele õigesti ütles, tõenäoliselt on need 2 hotelli peremees, kes saavad aru, et nemad ongi hotelli peremehed. Need on Saudi Araabia ja Iraan. Ja nad võivad täiesti edukalt hakkama saada, kui nad jätavad kõrvale need 730 000 küsimust, mis neid lahutavad, kuid hoiavad meeles seda, mida Daniele ütles. See tähendab, et meil ei ole kasulik omavahel tülitseda nagu marutõbised koerad, sest ainsad, kes sellest võidavad, on meie vaenlased ja meie kaotame kindlasti. Leiame kokkuleppe. Kui te hästi mõtlete, siis mõned kuud tagasi Peaaegu 2 aastat tagasi oli Hiina see suurriik, kes oli peaaegu sundinud Iraani ja Saudi Araabiat peaaegu rahu sõlmima. Neetud see väike kurat, kes pani meid tülitsema. Näed,
Kas te mäletate, kui Hiina alustas nende kahe suurriigi vahel diplomaatiliste kanalite taasavamist? Selles uues geomeetrias saab kindlasti varem või hiljem ka Türgi oma koha. Ja te näete, et Iisraeli ümber, kui Saudi Araabia läheb ühte kohta, Iraan läheb teise kohta, Türgi on nõus nende kahe teisega. Sa oled selle territooriumi, selle piiramisrõnga keskmes, kust arvasid end välja pääsevad. Sõjalise tegevuse kaudu, mis hoolimata oma äärmuslikust vägivallast, arvestades mängus olevaid jõude, Araabia, Iraan, Türgi, on liiga nõrk, et saavutada kindlat tulemust. Iisraelil on liiga väike armee, et tõeliselt muuta neid majanduslikke ja sõjalisi huvisuhteid Araabia, Iraani ja Türgi suhtes. Ükskõik kui palju ta ka ei püüaks jõudu kasutada. Seega tuleb minu arvates vaadata seda palju suuremas piirkondlikus mõõtmes, kus ameeriklased, kui nad tahavad jääda, peavad sellest teadlikuks saama. Ma tean, et kui ma seda ütlen ja kujutan ette, et olen Trumpi ees, siis saan aru, et kogu see mõttekäik laguneb koos. Aga oletame, et tuleks keegi, kes sellest midagi jagab. Kui nad võtavad omaks selle uue mõõtme, kus nad on ise osa uuest arhitektuurist, mitte aga peale surutud arhitektuuri isandad, siis võib-olla suudavad nad siiski midagi alles hoida. Sest kui nad jätkavad selle mängu mängimist, siis ma ei usu, et Ameerika Ühendriigid jäävad kauaks sellele positsioonile, kus nad täna on. Enne kui liigume järgmiste teemade juurde, mida on palju, sest on ka huvitavaid fakte. Näiteks lugu flamingode protestist Albaanias, Kushneri kuurordist saarel. On Starmeri küsimus, kes lubab jätkata võitlust peaministrina, on Inglismaa kaitseministri tagasiastumine. Neid asju on palju. Ameeriklaste tagasitõmbumine, lennukikandja liikumine. Me tegime hiljuti otseülekande Lanzaraga, kus rääkisime ühest vanast Ameerika operatsioonist, kui neil ei olnud Euroopa baaside toetust. Minge vaadake see üle ja näete, et neil oli tõesti raske tegutseda. Palun, Daniele. Aitäh, minu arvates on see üks peamisi punkte. Selle päeva peamisi teemasid. Täna hommikul te näete seda veel internetis. New York Times avaldas selle asja. Pentagon, mis viib 3% ründelennukitest Euroopast ära. 26 merepatrullilennukist jääb alles 15. Merepatrull mulle tundub, parandage mind, kui ma eksin, et suur osa sellest on baseerunud ka Sigonellas. Eriti arvestades Ukraina konflikti, Musta merd ja kuni Balti mereni välja. 3. Räägitakse lennukikandjast. Ma juba hommikust saati olen ma mõelnud, kuna Itaalia valitsus pole reageerinud. Kas ei või olla nii, et kuna ameeriklastel pole Euroopas eriti palju lennukikandjaid? Nad räägivad 6. laevastikust ehk siis Gaetast, kui täpsem olla. 4. Ründal veelaev. Kus see asub? Oleks huvitav, kui keegi lähiajal sellele vastaks. Lisan veel ühe fakti. See oli Vahemeres seal Küprose ja Türgi kandis. Hallo. Nii, ma lihtsalt pakkusin välja, aga sina kinnitad mulle midagi, millest ma ise aru ei saa, aga mida ma juba hommikust saati kahtlustasin. Tähelepanu, esmaspäeval Washingtonis, järgmisel esmaspäeval. 15. kuupäeval saabub Crosetto, Itaalia kaitseminister. Kui te mäletate, oli ta juba paar kuud tagasi visiidi edasi lükanud. Oli ka see väga väike, peaaegu mitte õnnetus. See on suur sõna, kui Meloni ütles ei, et ta ei luba teil kasutada Sigonellat transiidiks, et minna Iraani ja nii edasi. Pärast hispaanlaste eitavat vastust tekitasid ka itaallased Washingtonis veidi närvilisust. Miks ma soovitan väga tähelepanelikult jälgida Crosetto esmaspäevast reisi Washingtoni? Sest Crosetto on sunnitud esitama küsimusi, mida praegu küsivad nii meie kui ka sinu jälgijad. Sina, kes teatasid täna hommikul, et lammutad
põhimõtteliselt kolmandiku Ameerika Ühendriikide relvajõududest. Tähelepanu, New York Timesi teates on kirjas lühike aeg sõjaväelaste jaoks. Kas teie õpetate mulle? Ja kui sina lahkud 6 kuu pärast, siis ega mina ei hakka ehitama lennukikandjat ega allveelaeva. See tähendab, et lühike aeg tähendab, et sa jätad mind tõenäoliselt mõneks aastaks tagumikpaljaks. Teiseks, minu arvates peate teie selle ruumi kokku panema New York Timesi jaoks, aga on ilmne, et selle andis neile Pentagon, et maailma hoiatada. Sellega, et sina, Ameerika Ühendriigid, omad baase kogu Pärsia lahe piirkonnas. Ja kui iraanlased vastavad rünnakule, mille sina, Ameerika Ühendriigid, oled Iraani vastu alustanud, siis sa ei suutnud kaitsta ei oma liitlasi ega Ameerika baase Pärsia lahes. Kolmandaks, kui ma enne mainisin patriotide küsimust, siis olge tähelepanelikud, ärge alahinnake seda asja. Trump naasis teiseks ametiajaks presidendiks, öeldes eurooplastele, jaapanlastele ja korealastele, te peate ostma rohkem Ameerika relvi. Eurooplased, jaapanlased, korealased ja austraallased ütlesid hästi, aga ameeriklased ei suuda neid toota ega karmida. Vaadake, need 3 elementi aitavad meil mõista, et oleme liikunud sellest, mida oleme alati nimetanud impeeriumiks, väga suureks suurvõimuks, liidu suurimaks võimuks, kuid see ei ole enam impeerium. See ei ole viis, kuidas liitlaste vahel käitutakse. Mõni sinu jälgijatest märkis täna hommikul meie sõprade saidi Lares, mis tegeleb sõjaliste asjadega, kohe ühe asja ära. Aga kui sa ameeriklane Sigonella laiali võtad, siis mida sa teed, kui pead hiljem Lähis-Idas siia-sinna pommitama minema? Kas sa palud itaallastelt, et palun lase mind tagasi sisse? See tähendab, et sa tegelikult kahjustad ka oma riigi, Ameerika Ühendriikide huve sellega, välja arvatud juhul, kui sa tahad loobuda. Aga kas sa saad aru, et kõik need elemendid, Mirko? Neid näevad ka Teheranis täna õhtul. Kui iraanlased näevad, et sa tõmbud Euroopast tagasi, Jaapanist, kellele nad juba ütlesid, et nad ei anna Patrioti raketti üle, nagu nad teisel päeval ütlesid, et sa ei kaitse Taiwani ja et sa ei suutnud kaitsta oma liitlasi Pärsia lahes. Aga on ilmne, et sinu liitlased Pärsia lahes, nagu te ise ütlesite, alustades Saudi Araabiast, otsivad kompromissi Iraani ja teistega. Iisrael püüab end võimalikult palju kindlustada Ameerika toetusega, nähes, et nemad lahkuvad ja neil on raskusi. Aga vaadake, meie selles kanalis ei tee kunagi asju juhuslikult. Otseülekanne, mille tegime koos Ansaraga, ma kordan teile, Eldorado Canyoni operatsioon, kus ameeriklased ristisad pidid tooma 20 pommitajat ja selleks tuli teha õhusild peaaegu iga pommitaja jaoks üks tankerlennuk. See oli tõeline imeoperatsioon. Sest see, et neil seda polnud, ei olnud juhuslik. Tahtsime tuua praktilise, operatiivse ja ajaloolise näite, mida tähendaks ameeriklaste jaoks isegi väikese operatsiooni läbiviimine, nagu see, mis toimus Liibüas, ilma nende baasideta ja toetuseta. Siis, kui nad teevad seda väga kiiresti, ilma et eurooplastel oleks aega isegi öelda, et vaadake, teil on 3 aastat taastumiseks, siis me tõmbume tagasi. See on kindlasti ebaaus ja piikav käik. Ma ütlen seda alati, et kui Euroopa oleks tragöödia ajal ärkvel, kasutaks hetke ära ja kääriks käised ülesse. Sest iga kord, kui keegi jätab tühimiku, eks ole, Paolo, on see ka võimalus. Jah, see on tõsi. Välja arvatud juhul, kui sa oled ise selles augus. Kui sa oled augus sees, siis on sul probleemid. Ja meie oleme selles augus sees. Ma mõtlen, et kõigepealt lühike ülevaade ameeriklaste kohalolust Euroopas. Kui sõda lõppes, oli Euroopas 1,5 miljonit Ameerika sõdurit. Umbes samal ajal, ma ütlen umbkaudu, külma sõja haripunktis oli meid umbes 300 000, 350 000. Täna on neid 500 000. Täna on meid 90 000. See tähendab, et tendents vähendada Ameerika vägesid Euroopas on kestnud alates 1945 aastast. Millised jõud ja mida teevad ameeriklased, sest meie keskendume sellele, et toome sõdurid ära, eemaldame raketid, paneme mõned lennukid kõrvale. Tegelikult on ameeriklaste panus tohutult olulisem. Ameeriklased on need, kes varustavad kogu NATO luurestruktuuri. Kui ameeriklased lahkuvad,
tähendab see, et Euroopa ei tea isegi, mis toimub Campo Nocecchios ja siis me ütleme teile, kus see asub. See tähendab, et meid tehakse täiesti pimedaks, ainult kui nemad ütleksid, me läheme kõik ära, aga jätame teile satelliidikatte, luurekatte, strateegilise sidekatte, siis peaksime tänama, sest me ei oleks võimelised, meid petetaks. Mitu riiki Euroopas on võimelised NATO doktriini täielikult iseseisvalt rakendama? Mitte keegi, absoluutselt mitte keegi, aga eriti pole sul vahendeid. Tal ei ole vahendeid, et luua seda alust, millele siis rakendada seda, mida meie nimetame tavavägedeks. Me saime sellest aru, kui skaala muutus Ukraina puhul. Päeval, mil Musk ei maksa elektriarvet ja Starlink lülitatakse välja. Kogu Ukraina armee ja kogu Vene armee lõpetasid võitlemise, sest nad on pimedad. Ja me räägime erafirmast, mis on ka huvitav teema, sest see võib olla ka viis vastutusest kõrvale hiilida. Öeldakse, meie, Ameerika Ühendriigid, tahaksime küll jääda, aga kuna kogu see sektor on peaaegu täielikult eraisikule allhanke korras antud, siis tema järgib oma huve, makske talle, kui tahate. See poleks ka rumalkäik, see ei oleks rumalkäik. See tähendab avaliku teenuse, mis on suunatud riigikaitsele, kulude erastamist. Seejärel öeldakse, et ei, et riigil pole sellega eriti pistmist, sest õigesti öeldes ajab ettevõtte omanik oma asja ja teda peab tasustama see, kes seda teenust kasutab näiteks. Nii et see mõte, et ameeriklased lahkuvad, ei. Ameeriklased kindlasti vähendavad oma kohalolekut, aga mitte eriti palju. Eelkõige väheneb maismaa jõudude kohalolek. Aga poolakatel on nüüd idee luua 400 000 inimesest koosnev armee. Sakslased tahavad samuti. Sakslased sihivad samuti 400 000 inimesest koosnevat armeed. Ainult need kaks kokku on 800 000 inimest, mis on peaaegu sama suur kui Türgi armee, mis on NATO teine suurim armee. See tähendab, et juba on keegi, kes mõtleb selle madala tehnoloogiaga ruumi hõivamisele. Ma räägin maavägedest, soomukitest, tankidest, rakettidest odava hinnaga. Mitte sellepärast, vaid kuna see on ainus, mida saad hõivata. Sest seda vabaks jäetud ruum, küberruum, satelliitside ruum, strateegilise luureruum, seda mitte. Sa ei saa mõelda midagi teha, kui mitte järgmise 20-25 aasta jooksul. Ja siin me olemegi tagasi augus oleme me juba. Sest 60 aasta jooksul, mil me oleksime võinud olla augu serval, eelistasime olla augus. Ja nüüd näeme ainult seda väikest ümmargust ringi taevas ja kujutame ette, et see ongi kogu taevas. Me ei näe, mis on sellest august väljaspool. Kõigepealt proovime sellest olukorrast välja tulla ja mõista, et väljakutse, mis meile esitatakse, on liiga kiire ja liiga kulukas, et seda mängida nendel tingimustel, mille Ameerika Ühendriigid meile täna esitavad. Ja kui sa ei saa selles mängus osaleda, siis pead lihtsalt mitte mängima ja aksepteerima selle reegleid, kes selle sulle välja pakkus. Ja see ongi ameeriklaste mäng. Mina lähen minema, sul ei ole võimet mind asendada. Nii et kui sa tahad, et ma jääksin, siis teed seda minu tingimustel ja minu hinnaga. Ja see ongi see kokkulepe, mida aeg-ajalt ma arvan, et Donald Trump on mõelnud teha. Me ei räägi ainult sellest, et ostame mõned kahurid, ostame 4 raketti, pool soomuslaeva, aga on tõsi, et selles valdkonnas on võimalusi, mida Saksamaa näiteks kasutab, ka Itaalia kasutab neid võimalusi. Kaitse- ja julgeoleku valdkonna tööstuse ja teadusuuringute elavdamine võiks olla tõukejõuks, arvestades, et teised tööstussektorid on teiste majanduste surve all. Ja me jõuame jälle tagasi India, Hiina, Lõuna-Korea ja Jaapani juurde, seega kui soovid võimalusi teistes segmentides. See võiks olla see võimalus hakata uurima neid uurimis- ja tootmisvaldkondi, mille oleme saavutanud. Sepolti per 60-70 anni. Töö, mis on tehtud ühe ettevõtte poolt, on tehtud ettevõtte poolt, mis on tehtud ettevõtte poolt, mis on olnud ettevõte. Meil on ülikoolid, meil on inimesed, kes suudavad seda kavandada ja välja mõelda ning meil on võimekus neid ehitada. See on valdkond, mis võiks meie jaoks olla avatud ja ma usun, et just selles peitubki võimalus. See ruum, mida ma proovisin ebapiisavalt kokku võtta, on vastand selle vahel, kas me lahkume. Daniele, see juhtum siin.
Al-Qarnes, kes oleks kaitseminister, astub tagasi, sest Starmer lükkab plaani pidevalt edasi ja neil on seda ausalt öeldes vaja. Arvestage, et praegu on Briti mereväel umbes veerand Itaalia laevadest. Kui Itaalial on 68-69, siis meil on 265. Kui kuulen, et Inglismaal on nii väike merevägi, et nad pidid isegi vanad roostes korvetid uuesti kasutusele võtma, et vahetusi säilitada ja nii edasi. Muidugi, see ei ole Starmeri süü, nad on 20 aastat kärpeid teinud, investeeringuid pole olnud ja äkki avastavad, et neil polegi mereväge, sest viimase 20 aasta jooksul on kogu aeg kärbitud, 20 aastat. Ma ütlen seda alati, mind ajab alati naerma, kui kuulen neid venemeelse, kes ütlevad, ei, miks me siis Venemaad ähvardasime? Vaadake, Saksamaa armee, Inglismaa armee ja nii edasi, seisukorbe. See on 30 aastat, et teile aimu anda 2000-ndate alguses, ma näitasin seda juba 200 otseülekannet tagasi. Kieli instituudi andmetel oli sakslastel 3400 tanki, 2022 aastaks oli neid alla 300. Me räägime 90% soomusjõudude vähendamisest, see ütleb sulle nii mõndagi. Mis puutub ründevõimesse, siis isegi selline riikide koalitsioon nagu Euroopa ei suutnud kunagi. Sest me armusime rahudividendidesse. Kas te mäletate, kui Berliini müür langes, millest mul on hoolikalt säilitatud originaalne kild, mille ma ise lahti murdsin? Kui see müür langes, öeldi, et armeed, relvad, kahurid, ideoloogiate vaheline vihkamine ei eksisteeri enam. Ja mille eest me siis maksma peame? Ostame 4 väikest veokit, värvime need sõjaväe roheliseks, paneme peale ilusa ÜRO lipu ja sõidame mööda maailma ringi, et tegeleda nende 3, 4, 5 rumalaga, kes pole veel aru saanud, et ajad on muutunud. Selline oli olukord. See sobis kõigile, aga nagu sa tihti teistes otseülekannetes ütlesid, kuhu on kadunud kogu see raha, mis me 30-35 aasta jooksul kokku hoidsime, uskudes sellesse. Kuhu need kadusid, arvestades, et tervishoid on hullem kui 40 aastat tagasi ja haridus on hullem kui 40 aastat tagasi. Kus palgad on kehvemad kui 40 aastat tagasi. Kus elukvaliteet on halvem kui 40 aastat tagasi. Kus saastatus on suurem kui 40 aastat tagasi. Kogu see kokku hoitud raha. Aga kuhu te need siis panite? Ütleme nii, et nüüd kui on vaja need välja võtta, peab keegi valijate ette astuma ja ütlema, me kaotasime need ära. Ütleme nii, jätsime need siia, aga tuul viis need minema. Ja seega nendest vähestest rahadest, mis teil veel alles on, peaksime teil poole küsima, et teha seda, mida me varem teha ei saanud. See tähendab, et tegemist on ajaloolise tõlgenduse veaga, mis on ühendatud pikaajalise poliitilise ebaaususega mitte ühe inimese, vaid terve Euroopa tasemel juhtkonna poolt ja see viibki selleni. Ja see on tõesti strateegiliselt kõige halvem külg ja see on lausa hukatuslik, väga ilus sõna, ma suudan isegi öelda, hukatuslik sel kellaajal õhtul. Just nimelt, kogu see asi on palju tõsisem kui Hormusi kriis, lahekriis, raketid või mis iganes teile pähe tuleb. Et pole kedagi, kes suudaks reaalsuse juurde tagasi tulla ja seda juhtida, isegi kui see teeb haiget. Nii et ameeriklased ja inglased, kui neil pole kas Royal või Navy'd mõlemad korraga, nad ei suuda. See on nende laevade jaoks liiga pikk. Nii et neil on alles ainult HMS, ainus asi, mida nad endale lubada saavad. Tema Majesteedi laevad. Täpselt nii. Palun, Daniele, kui ma eksin, siis ütlen kohe ära, ma valmistan ette otse ülekannet sellest, mida Euroopa teeb relvastumise osas, sest tegelikult tehakse kulisside taga rohkem, kui ajalehtedes välja tuleb. Te avastate, et sakslased tegutsevad rohkem, kui nad avalikult ütlevad või näitavad, ehk siis toimub palju relvastumist, millest ei räägita. Tegelikult kiireneb valmisoleku tase, võib-olla isegi tänu Trumpile, nendele sammudele ja avaldustele. Aitäh kõigile! Alustame siis esimesest punktist. Kui öeldakse, et eurooplased, aga ka jaapanlased ja lõunakorealased on puhta priileiva sööjad, siis seda ütles juba Obama administratsioon. Siin on sügav erinevus. Vabandust, Obama administratsioon. Obama või ka Bushi poja ajal ütlesid ameeriklased õigustatult, miks peavad lääne kaitse eest maksma maksumaksjad, Ameerika maksumaksjad, mitte eurooplased, jaapanlased ega aasialased. Aga probleem oli seal siiski liitlaste vahel, olge tähelepanelikud, sest Trumpi teise presidendi aja puhul on olukorra tingimused täielikult muutunud.
Pealtnäha tundub probleem olevat sama, nimelt kes maksab. Siis oli küsimus selles, kes maksab. Ja õigustatult ütlesid Obama ja Bush eurooplastele, et liigutage end, makske midagi, kui mitte kõike. Trumpiga on probleem teissugune. Trump ütleb, makske midagi, kui mitte kõike, aga vastutasuks me ei ole enam liitlased. Tahaksin seda punkti rõhutada. Vaadake, et on palju inimesi, ka Itaalias, kes räägivad endale muinasjutte ja eelistavad tegelikkust mitte näha. Meie oleme endiselt ameeriklaste liitlased, aga ameeriklased ei ole enam meie liitlased. On valus seda öelda, aga nii see on. Teine asi on ilmne, et see, mida kindral ütleb, on ülimalt tähtis. Probleem ei ole 50 Ameerika F-16 hävitaja asendamises, 50 Hollandi F-16 hävitajada. Täna hommikul oli just ka arutelu, mulle tundub Chatham House'is. Mirko, sina jälgid neid alati, seal oli vist üks Rootsi valitsusjuht, kes ütles, olge ettevaatlikud. See ei ole nii, et kui ma panen sinna 50 lennukit asemele, panen veel 50 samasugust lennukit. See on nagu polekski midagi juhtunud. Ei, sest nagu ütleb Kapitiini, selle taga on struktuur, mida ei ole realistlikult võimalik asendada. Tõenäoliselt isegi mitte järgmise 5 aasta jooksul. See ongi see punkt, mis viib meid tagasi 80 aasta pikkuse Ameerika impeeriumi kaitse alla, sealhulgas ka Itaalia suhtes. See on heidutus. Seal tekkis probleem, erinevus Obama, Bushi poja, aga ka Reagani ja Trumpi teise ametiaja vahel on see, et Ameerika ei rakenda enam heidutust. Ta andis 1000 märki, ta andis neid Euroopa kohta täna hommikul, ta andis neid Taiwani kohta. Kui tema kohtus Xiga, tuli ta ära ja ütles, ja mina peaksin saatma Ameerika pommitajaid üle 9000 kilomeetri kaugusele, et kaitsta Taiwan. Siilol, aga ei. Ta andis veel ühe signaali jaapanlastele, kes olid tellinud Patriotit 2024 aastal ja hiljuti öeldi neile, et me ei anna neid teile, isegi 2028 aastal. See tähendab, et me ei kaitse sind enam, aga me ei müü sulle isegi neid relvi, mida me ise käskisime sul osta, et saaksid end ise kaitsta. Me ei unusta kunagi, et Saksamaa ja Jaapan olid tegelikult 80 aastat relvituks tehtud. Ka sellepärast, et see olukord oli ameeriklastele väga mugav. Ainsad, kes end relvastasid 1960-ndatel de Gaulle'i ajal, olid prantslased. Kes on nende aastate sõja ajalugu jälginud, mäletab, et ameeriklased läksid hulluks, kui de Gaulle'is sai väike valitseja tuumarelvade ja muu taolised. Ameeriklased võtsid seda väga halvasti. Tuleme nüüd inglaste juurde. Inglased elavad läbi kriisi, mis ei ole ainult see kaitseministri tagasiastumine, on vaid viimane episood traagilisest olukorrast. Inglismaa sattus juba Brexiti ajal olukorda, kus ta hävitas end ise ja sai tohutu majandusliku kahju. Mirko, sa oled natuke geograafia unustanud, kui järele mõelda. Hormuzi täin, kui lai see on? 35 miili umbes. Nii. Aga kui kaugel on Inglismaa Kaleest? Umbes sama kaugel kui Hormuzi täin. Valitseja ei tohi unustada, kuidas maailm on üles ehitatud. Sa ju ei liiguta kontinente. Inglismaa on otse Euroopa Liidu vastas, meeldib see või mitte. Nad ei suuda isegi tiirraudteed ehitada, peaaegu täiesti tasasel maal, Londoni ja Manchesteri vahele. See oleks nagu itaallased ei suudaks ehitada, ma ei tea, päikesekiirteed või Milano-Rooma kiirraudteed. Nad ei suuda ehitada kiirraudteed tasasel maal. Inglise ühiskonnas on tõsine probleem, mis saab alguse just sealt. Aga mitte ainult juhtimises. See on tagajärg. 1,5 aastat tagasi, kui võimule tuli Starmer, kui te mäletate, määras ta 3 inimest. Üks neist on ka minu sõber, doktor Fiona Hill. 3 suurt sõjanduseksperti, kes arutasid läbi ja valmistasid ette uue kaitsemudeli. Probleem on hoopis muus. Riik on deindustrialiseeritud, vaesunud, psühholoogiliselt segaduses
ja ilma selgete ideedeta. Suure enesetähtsustundega. Ja pärast seda, kui Mirko meenutab seda mereväe asja, siis mulle tundub, et just 3 kuud tagasi ilmus ühes Briti ajalehes uurimus, kus võrreldi Inglise mereväge Itaalia omaga. Ja tundes inglasi, arvan, et nad oleksid pigem kõik oma küüned ära rebinud. Ja nad pidid tunnistama. Itaalia merevägi, olgu ta väike või keskmine, kuidas iganes tahad. Müts maha meie omaga võrreldes. Näete, et need tagasiastumised on vaid selle tagajärg, et riik on kaotanud oma strateegia. Kui kindral Capetini räägib terbetest, siis olgem ausad. Uni Berliini müür veel seisis. Mul on olnud ka au tutvuda mõnede maailma suurimate poliitikute, juhtide, presidentide ja peaministritega. Seal oli nii ettevalmistuse kui ka motivatsiooni tase. Ma räägin Mitterrandist, Brandist, Mario Suarezist, aga ka Reagani administratsioonist. See oli hullumeelne tase. Kui Berliini müür langes ka poliitilise eliidi tase, ka Itaalias, olgem ausad. Sest poliitika muutus millekski lihtsaks. Ja ka konkurentsi küsimus, kui konkurents on nii tihe, siis väljapääsud oleksid lõppenud, et teha. Nii et... Ma tahan sulle siiralt komplimente teha. Kes meid jälgivad, teadku, et me polnud seda kokku leppinud. Valitseda külma sõja aastatel, kes oli neil aastatel Berliinis, kes oli Prahas, see oli tõeline segadus. See oli tõesti keeruline. Sa pidid Itaalias üleval hoidma 1/3 elanikkonnast, kes hääletas kommunistide poolt, hääletas tegelikult partei poolt, mis oli mingil moel liidus riigiga, mis asus raudse eesriide taga. See tähendab, et sa pidid rajama sotsiaalriigi, et meid kõiki ülal pidada. Capitini mäletab seda, kui hakati tegema kärpeid sotsiaalvaldkonnas pärast Berliini müüri langemist, sest Mirko tabas meid otse laubale nagu noolega. Kui sul enam vastast ei ole, siis pole sul enam vaja ka oma valijat rahul hoida. Kui oled kärpet teinud pärast seda, kui oled kogunud meeletu võla, sest ärgem unustagem kunagi, et võla, mille sinu põlvkond Mirko leidis eest, tekitas minu põlvkond ja minu vanemate põlvkond. Meie elasime beebipensionide, võltsitud invaliidsuste, varajaste pensionile minekute peal, kindralid, kes said veelgi rohkem kindraliteks. Kas te mäletate neid sõdureid? Kõik olid rahul. Peaasi, et kõik oleksid rahul. Võlg sündis just seal. Praegu pole muud võlga kui see, mille minu põlvkond on kogunud. Tänapäeval nende juhtgruppidega riikide juhtimine on, te näete Prantsusmaa olukorda, see on õõvastav. Hispaanias sama, Saksamaal hullem kui kunagi varem. See on täielik segadus, sest need juhtgrupid ei suuda riiklikul tasandil seda kriisiolukorda hallata. See kriis, Mirko, minu arvates on ajaloolise tähtsusega. Alates teisest maailmasõjast, alates 1945 aastast, on see kriis palju tõsisem kui Kuuba kriis, palju tõsisem kui Berliini müüri langus, sest see on rahvusvahelise süsteemi kriis. Kui Ameerika impeerium puudub, nagu me täna õhtul räägime, on igaüks enda eest. Igaüks on enda eest. Tuleb öelda ka üht. See oli sündinud kindla eesmärgiga, kujunenud selle eesmärgi järgi ja peaaegu peegeldas enda vastasesse vaadates. Kui vastane kaob, on paratamatu, et kõik kärbitakse ja juhtkond on nõrgem. Aga ka sõjas tulid parimad kindralid esile alles sõja lõpus. Kui vaadata neid kindraleid, kellega Punaarmee alustas, Budjonni, Talbuchin ja teised sellised, siis need kaovad. See on kujundav. Konkurents on kujundav. Väike huvitav fakt lõpetuseks. See lugu flamingode revolutsioonist Kushneri kuurortide vastu Albaanias. Keegi ütles, ei, need on venemeelsed, kes seda rünnakut korraldavad. No jah, see sõltub sellest, kui palju inimesi sellistel meeleavaldustel käib. Mulle tundub, et neid on selle kuurordi ostmise küsimuses natuke liiga palju.
Kas sina oled sellele loole pilgu peale visanud, oled seda jälginud või sellest Ameerikas ei räägita? Ei, mul on selline mulje, et Trumpi esimesel presidendi ajal pugesid Kushner ja tema naine Valgesse Majja mingi kummalise nõuniku tiitliga. Siis nad said mängust aru ja teisel presidendi ajal, kuna nad pole rumalad, hakkasid nad temaga äri ajama. Ma juhin teie tähelepanu ka sellele, et juba 2 või 3 kuud pole Trump enam Kushnerit kasutanud, nii nagu varem seda tegi selle teisega, kelle nime ma alati valesti ütlen, Wilcock. Nad on 2 New Yorgi kinnisvara arendajad. No ja milles Kushner hea on? Ta on käinud Serbias, Bosnia serblaste vabariigis. Ta on käinud Albaanias. Ta käib ringi äri ajamas, kasutades ära seda, et tema mõjuka äia tõttu võtavad kõik ta vastu, et ta on palju raha kõrvale pannud. Ja minu arvates ta ei mõtle üldse poliitikale, tal on sellest ükskõik, ta mõtleb ainult oma äridele. On selge, et kui sul on nii tähtis roll Ameerika Ühendriikide kuninglikus perekonnas, on tõsi, et ühest küljest nad aitavad sind, lasevad sind sisse. Aga sama tõsi on ka see, et sa saad osaks poliitilisest vaidusest kõigis riikides, kus on inimesi, kellel on midagi öelda sinu äia, mitte sinu enda kohta. On samuti ilmne, et näiteks Trumpi 2 last täituvad teatud viisil. See tähendab, et sellest on saanud üks võib-olla Ameerika Ühendriikide ajaloo suurimaid huvide konflikti presidendi ameteid. Mõne päeva pärast tähistatakse Ameerika iseseisvuse 250. aastapäeva, nagu mainiti. Kapitiini, aga samuti tuletan teile meelde ka presidendi Trumpi 80. sünnipäeva. Müntide, rahatähtede, Ameerika passide ja tema kaarte, kõige sellega. Me seisame silmitsi tõsiasjaga, et kogu Trumpi perekond, kaasa arvatud sugulased, kuid mitte kunagi lapsed, reisivad mööda maailma ja ehitavad. Trumpi golf, Trumpi hotell, see tähendab, et võrreldes Bideni pojaga, vaeseke, kes minu teada kandis umbes $50,000 kuus kõrvale, eks? Aga tema oli selle kõrval alles algaja. Ja seega on selge, et nemad reisivad mööda maailma ringi, tiirutavad kindlasti täiesti seaduslike äride ümber ja vahel neil lihtsalt ei tea. Pealegi tead ju isegi, et see pole mingi uus asi. Albaania on juba mõnda aega müünud asju välismaalastele ja nii edasi, nii et võib-olla on inimesed sellest ka natuke tüdinenud. Lisaks on see kõlav nimi seotud Trumpiga ja nii edasi. Seetõttu tekitab see rohkem kära kui tavaliselt, aga juba mõnda aega on seal igasuguseid asju toimunud. Sinna on tehtud investeeringuid. Mis puudutab G-Cupi, kuna keegi küsis, siis see on pigem küsimus Leonardo Lazzarale. Minge vaadake üks neist otseülekannetest, mis me Riarmo teemal tegime. Euroopas on üldiselt nii, et projektidel, mis hõlmavad rohkem kui 3 riiki, on väga kõrge läbikukkumise määr. 4 või peaaegu 80%, seega on neid väga raske ellu viia. Samas on tõsi, et arvestades praegust olukorda, 5. põlvkonna hävitaja loomine just praegu. Ja mitte ameeriklastelt ostmine tuleviku silmas pidades on minu arvates ideaalne suund. Eriti kui seda jagavad mitmed riigid, sest jah, see suurendab tellimuste arvu, vähendab ühiku hinda ja mis kõige tähtsam, me teeme kõik ise koha peal ära. Olen märganud paljude, isegi nende riikide, kes tahavad osta F-35 suundumust, liikuda hoopis Lõuna-Korea või Türgi hävitajate või Gripeni poole. Paljud on hakanud oma seisukohti hangete osas ümber hindama. Ainsad, kes tahavad ameeriklasi tihedalt enda külge siduda, mitte end nende külge, on iisraellased. Arvestage, et iga kord, kui ameeriklased annavad mõne sõiduki või relvasüsteemi, jah, vabandust, 6. korda, nad annavad alati veidi kehvema versiooni kui originaal. Alati. Ja minu arvates tahavad iisraelased ka seda vältida. Kui me teeme seda koos, võib-olla rahastame ka ise, siis ärge andke meile seda veidi kehvemat versiooni, seda varianti, eks. Nagu alati on juhtunud. Kõik versioonid, mis iisraelastel on veidi kehvemad, mitte 100%. Miks? Sest ameeriklased kardavad, et kui see satub kellegi kätte, kui see kukub alla,
tehakse sellele reverse engineering ja kopeeritakse see. Nii et näiteks Saudi Araabiale anti ka Abramsid. Saudi Araabia versioonis. Ukrainlastele anti 31 Abramsit. Just nimelt Ukraina versioonis, üsna palju. Moonutatud nii elektroonika kui ka komposiitmaterjalide poolest. Alati on natuke vähem ja minu arvates tahavad iisraelased seda vältida, aga ka sellepärast, et nad näevad ümberpiiramist. Aga mitte tahtlikku ümberpiiramist, vaid seda, mille nad ise on tekitanud. Me kindlustame enda ameeriklastega, kellega nendega ei saa kunagi halvasti minna. Paolo, sulle jääb lõpetamine. Tšaika kohta, 6. põlvkonna lennuki kohta, kutsun kohalolekule Leonardo. Mitte Leonardo Grupp, Leonardo Lanzara, aga ka Leonardo kohalolek, kes on see, kellel on käed sees selle 6. põlvkonna hävitaja projektis, mis ka lendab. Lisaks kõigele, mida võib ette kujutada, nimetab Leonardo seda süsteemide süsteemiks. See on asi, mis õhus juhib droone ja kontrollib liiklust. See siseneb küberruumi ja väljub sealt, kui tahab. Pommitab ja kui ei taha, siis unustab selle ära. Ja kuna aeg on, siis lendab ka. See on täiesti uus piirimaa. Me oleme jõudnud 5. põlvkonna võimekuse maksimaalse laienduseni. F-35, nii. Ja see ei ole tehnoloogia, mis oleks Euroopa riikide käes. Nüüd on järgmise 20-30 aasta jooksul võimalus arendada välja veelgi kõrgemal tasemel tehnoloogia, mis oleks konkurentsivõimeline. Ja siin tuleb tõeliselt huvitav osa, tuleks näha, kui palju ameeriklased lasevad sul selle nimel konkureerida, et see oleks konkurentsivõimeline ja võrreldes sellega, mida arendavad Ameerika Ühendriigid. Nagu õigesti ütles, ma mäletan õigesti, Mirko, 2 või 3 inimese programmid, rohkem kui 2 inimese programmid lõpevad Euroopas väga halvasti. Aga samas on tõsi, et need on programmid, mis on pühendatud relvasüsteemidele, mida tegelikult oleks saanud dubleerida mõni teine paar. Ma teen endale Prantsuse-Saksa tanki, aga ma võin teha ka Poola-Ukraina oma. Ma teen endale Hispaania-Portugali veoki, aga ma võin teha ka Ungari või Šoti oma. Just, kindlasti räägime lennukitest, mitte ainult. Projektides seal on Tornado, tõenäoliselt ka Eurofighter. Tubli, kuid need on lennukid, millega saab enam-vähem võistelda teiste Euroopa toodangutega. Enam-vähem samal tasemel, enam-vähem. Sellist lennukit aga juba nii lihtsalt ei tee. Lihtsalt, isegi kui teed seda 2 või 3. Me oleme inimesi Jaapanist leidnud, oleme praktiliselt kogu Euroopa läbi kamminud. Selleks on vaja tohutult palju raha. Kui sul õnnestub see ehitada, siis on sul midagi, millel on tõesti strateegiline võimalus. See annab sulle tohutu strateegilise eelise. Sel hetkel, kui keegi hakkab selle programmi kulusid ja arveid välja tooma, siis tekib esimene koor. Mida me teeme lennukiga, mis teeb isegi kohvi ja fettuccine ning suudab tulistada raketi sellele, kes paneb parmesani spagettidele karpidega, kui praegu valitsevad kõikjal droonid. Vale, droonid on ajutine erand, mis võetakse relvasüsteemidesse üle, kuid need ei asenda neid. Tulevad droonid ja suurtükivägi, droonid ja ründekopterid, droonid ja samamoodi tulevad ka droonitõrjesüsteemid. Sõda ei ole muutunud. On saabunud midagi, mida ei hinnatud õigel ajal. Siis tuleb keegi teine, kes ütleb näiteks, mida me selle lennukiga peale hakkame, kui meil pole satelliitluurevõrku, mis võimaldaks seda maksimaalselt kasutada. Neile, kes nii mõtlevad, tuletan meelde, mida me siis teeme, kui peame niikuinii midagi ostma lennukiga, mille ostmine meile peale surutakse, mis on toodetud teiste poolt madalama tehnoloogiaga ja mis maksab meile umbes sama palju kui see. Me seisame silmitsi uue põlvkonna F-35-ga. Seega tasub seekord mõelda suurelt ja mõelda, et meie võime olla see ülemaailmne turg. Meie võime olla see eeskuju, kui investeerime. Kas või korra, kui sa pingutad, eks Paolo? Sinna vai, eks. Investeerimine tähendab raha ettepanemist lootuses ja siin on peaaegu kindel, et saad selle tagasi koos kasvuga. See ei tähenda raha raiskamist. Raha raiskamine tähendab, et see on nagu kodu ostmine laenuga. See tähendab, et need ei ole raisatud raha lõpuks, on sul maja olemas, aga kui sa üürid, siis on raha üürileandja käes. Meie peame otsustama, kas üürida ameeriklastelt või osta endale oma maja, makstes laenu.
Vabandust selle võrdluse pärast, aga proua Cesira, siin on mul Cesiristani fännklubi on olemas Cesiristan internetis, mille üle ma uhkust tunnen. Seega tuleb siin vaadata, tuleb veenda proua Cesirat, et see on investeering ja mitte raisatud raha. Ja need on investeeringud ka noortele inseneridele, kes lõpetavad neil aastatel meie linnades. Noortele matemaatikutele, noortele keemikutele, noortele elektroonikutele. Kõigile neile, kes panustavad, kes suudavad sellistesse projektidesse midagi arukat tuua, sest see on tuleviku tee, mitte tuna või panda hübriidi ehitamine. See on möödas, see on möödas. Jään vait, elagu proua Cesira. Siis ma tänan väga kindral Kapitinit ja Daniele Morot. Tõenäoliselt lükkan teid edasi järgmisesse nädalasse, sest mul on vaja meie raamatu jaoks mõned käsud kirjutada, Paolo. Mul on vaja ka oma peatükk lõpetada, nii et olen väga hõivatud. Ja siis üks päev mere ääres, laske mul üks päev mere ääres olla. Samas ei tehta kokkuleppeid ega midagi sellist. Loodame, et midagi halba ei juhtu. Vahepeal, sest tavaliselt kui ma lähen mere äärde, olen ma käinud 2 korda, Prigožin teeb marssi. Ja viimane kord, kui ma läksin sööma, tulistasid venelased orehnikut. Ma läksin 4. oktoobril Viterbo termidesse. 4. oktoobril olin Viterbo termides. Nii et ma ütlen teile, kas ma enam sinna ei lähe. Meie ei saa sinna minna. Aitäh teile kõigile ja kohtume varsti. Head ööd.